Учим языки вместе. Räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. Послушайте, пожалуйста, некоторые слова и выражения, которые помогут вам лучше понять диалог, в котором наши герои пойдут в кино, а потом немножко прогуляются по старому городу. Tulemus. Результат. Nädalavahetus. Выходные дни. Mis see kokku teeb? Что это означает в целом, вместе? Oleme rääkinud. Договорились. Pole oluline. Неважно. Liigutav. Трогательно. Nimi vastab tõele. Название соответствует действительности. Ka tänapäeval ei ela siin vaeseid. И сегодня не живут здесь бедные. Imetlen. Любуюсь. Vasakut kätt. Слева. Kell. Часы и колокол. Pisiasi. Мелочь. Ajalugu. История. Kohutavalt hea. Ужасно хорошо. Marika kuuleb. Tere, siin Aleks. On sul praegu aega rääkida? Tere, Aleks. Muidugi on. Olen praegu kodus. Võid helistada mu lauatelefonile. Kohe helistan. Tere jälle. Kuidas sinu arvestus läks? Tulemust veel ei tea. Loodan, et hästi. Kuule, kas sul see nädalavahetus on vaba? Ma ei mäleta. Oota, ma mõtlen. Mis kuupäev see on? See on 25-26. Ahaa, on vaba jah. Miks sa küsid? Võiks ju kuhugi koos minna. Kuhu näiteks? Äkki läheks kinno? Hea mõte. Ma pole ammu kinos käinud. Väga tore. Ka mina pole ammu käinud. Ma tean, et Coca-Cola Plazas jookseb see kurikuulus Ameerika film, mis on Oscari saanud. Kurikuulus. Kui huvitav sõna. Mida see tähendab? Ma ei tea seda. Kuri tean, kuulus samuti. Aga mis see kokku teeb? Kurikuulus on sama, mis väga kuulus. Mulle meeldib Plazas väga. Istmed on mugavad, heli on super. Ehk lähme sinna. Miks ka mitte? Oleme rääkinud. Nüüd jääb ainult kellaaeg valima. Liiga vara küll ei tahaks. Kellaaeg jääb valida. Mina ka tahaks hommikul kauem magada. Olen ju unekott. Jälle üks huvitav sõna. Unekott. Kas see tähendab, et armastad palju magada? Tubli, seda see sõna tähendabki. Ehk läheks pärast lõunat. Okei, vaatame. Kas kella 4 on pileteid? Oota, vaata netist. Kuidas see aadress oligi? www.superkinot.ee. Kuule, meil vedas, kohti on. Ma ostan piletid kella 4. Viimasesse reasse. Parem on öelda viimasesse ritta. Palju pilet maksab? Pole oluline. Ma maksan sinu eest. Kas teed välja? Kui see tähendab, et sa ei pea maksma, siis küll. Aitäh, see on nii liigutav. Kohtumine kinosse on ju nii romantiline. Olgu, kohtume siis homme kell 3:30 Plaza peaukse ees. Nägemiseni. Nägemiseni. No kuidas film meeldis? Tead, raske öelda. Näitlejad mängisid suurepäraselt. Muusika oli ülihea, aga süžee, ma ei oska praegu öelda. Pean mõtlema. Ja mida sina ütled? Kas sulle meeldis? Minu meelest oli film fantastiline. Mulle meeldis väga. Aitäh sulle. Mis me nüüd teeme? Kohvikusse kinos oleme käinud. Lähme linna jalutama. Ma näitan sulle kohad, mis mulle linnas meeldivad. Õigem on öelda, näitan kohti. Miks ka mitte? Ilm on ilus, külm ei ole. Olen soojalt riides. Kas lähme vanalinna? Aga muidugi, lähme siis. Vaata,
see on paks Margareeta. Seda sa muidugi tead. Selles tornis on praegu meremuuseum. Kas sa tead, kui paksud on selle torni seinad? Ei tea. Kuni 4 meetrit. Issand, kui paksud. Ei või olla. Ausõna. Nii see on. Ja see siin on pikk tänav. Nimi vastab tõele. See on vanalinna kõige pikem tänav. Keskajal elasid siin rikkad kaupmehed. Ka tänapäeval ei ela siin vaeseid. Korterid on ju jube kallid. Selle tänaval on palju ilusaid maju, mida ma imetlen alati. Vaata, siin vasakul kätt on Pühavaimu kirik. Selle tornis on Tallinna vanim kell, 15. sajand. Siit pöörame vasakule ja mõne sammu pärast oleme Raekoja platsil. Ja mina teadsin, et see kell, mis aega näitab, on vanim. Kust sa tead nii palju? Räägid nii huvitavalt ja tead selliseid pisiasju, millest ma pole varem kunagi kuulnud. Mis asju? Väikseid asju või detaile. Tead, olen alati armastanud ajalugu. Mulle meeldis ka arhitektuur. Kui õppisin koolis, tahtsin isegi minna kunstiakadeemiasse. Aga arvuti on mulle ikkagi kallim. Kas sul külm ei ole? Lähme joome tass kohvi. Joome tassi kohvi. Hea meelega, kuid ei tee seda Raekoja platsil, vaid ühes ilusas pisikeses baaris. See on mu lemmik. Mul on ka palju oma lemmikkohti ja näitan neid sulle hiljem. Oi, kui mõnus. Ma pole siin varem käinud. Kas siin on hea kohv? Rahvast on küll vähe. Kohv on kohutavalt hea. Usu mind, poole tunni pärast ei ole siin ühtegi vaba kohta. Nii et tulime õigel ajal. Золотая грамматика. Сегодня я расскажу о группе глаголов, которые образуют прошедшее время по-другому, нежели мы привыкли. 7 глаголов объединяем в одну группу по их общему признаку. У них корень ма-инфинитива оканчивается на «э». Послушайте. Олема – быть, тулема – приходить, панема – класть, ставить, песема – мыть, стирать, сурема – грустный глагол – умирать, текема – делать и некема – видеть. В прошедшем времени это гласное «э» заменяется на букву «и». Все очень просто. Ма-о-лин, ма-тулин, ма-панин, песин, нагин, я, тегин. Я видела, клала, мыла, приходила, умирала, делала, видела. А отрицание образуется от «да» инфинитива, как это и принято в эстонской грамматике. Нудная форма, потому что окончание «нуд» образуется от «да» инфинитива. Олла, ол, нуд, тулла, тул, нуд, панна, пан, нуд, песта, пест, нуд, сурра, сур, нуд, теха, тей, нуд, я, неха, ней, нуд. Хорошо бы запомнить эту 7. Она великолепна.